Hei! Mul tuli praegu täiesti spontaanselt idee teha üks tag-video. Ma just jõudsin töölt koju ja võtsin ühe YouTube video alt küsimused. Neid on 50 tükki. Ma ei usu, et ma eriti viitsin nad kõik ära teha, aga hakkame kohe pihta. Number 1. Mis sul praegu seljas on? No, mul on seljas vaiba õde, vist on õige vaiba laps. Ma ei mäleta enam. Kui te ei tea, kes on vaip, siis te peate vaatama ühte videot, mis ma tegin koos Camillaga. Siis te teate, miks see on vaiba õde. Siis mul on seljas tavaline must maika ja tumedad laienevad teksapüksid. Number 2. Kas oled kunagi armunud olnud? Kindlasti, muidugi. Number 3. Kas sul on olnud kunagi kohutav lahkuminek? Jaa, kahjuks. Number 4. Kui pikk sa oled? Ma olen 172 sentimeetrit, nii et üsna lühike minu meelest. Number 5. Kui palju sa kaalud? Ma kaalun umbes 47,5, 48 kuni 50, väga ei tea. Number 6. Kas sul on tätoveeringuid? Jaa, mul on käe peal. Ja siin käe peal ja siis siin käe peal. 4 tükki on kokku. Nii. Kas sul on mingeid augustusi? Mul on ainult kõrvaaugud, rohkem ei olegi. Number 8. OTP. Ma tean küll, mis see tähendab. Ma ei mäleta ainult. See on midagi nagu, et kas keegi on mingi täiuslik paar sinu meelest mingist filmist või tead mingi fiction characters. Minu jaoks esimesena tuli kohe sõpradest Rachel ja Ross minu meelest. Number 9. Lemmikshow. Seriaal, siis ma eeldan. Lemmikseriaal on... Ma arvan, et New Girl või siis Modern Family. Neid ma mõlemaid vaatan iga nädal. Nii, 13. Kui vana sa oled? Ma olen täpselt 6 aega olnud, 23 aastat vana. Number 15. Omadus, mida sa oma partnerist otsid? Päris palju on neid omadusi, aga kui üks, siis on kindlasti siirus. Nii, võtame siis võtame paar tükki vahele. Nii, küsimus, kui kaua võtab aega mu duši all käimine? Ma arvan kuskil 20 minutit. Kui vaja, siis nagu 5 või 3, aga kui ei ole vaja kiirustada, siis ma võin seal liguneda umbes pool tundi, võin ka vabalt. Mul lihtsalt meeldib käia nagu üli kuuma duši all ja siis ma lihtsalt istun seal niimoodi, lasen veel nagu joosta tuli kuumal ja siis istun. See on täiega mõnus. Nii, kaua võtab hommikul aega valmis sättimine? Ma ei oska öelda, ma arvan, et paar minutit. Ma pesen hambad ära, puhastan näo ära, panen toonikut, näokreemi ja kammin juuksed ära ja olen valmis. Nii, kas sa oled kunagi olnud nagu füüsilises kakluses? Õnneks mitte. Nii, viimane asi, mis sind nutma pani. See ei olnud päris nutmine, mul tuli nagu pisarad silma. Ma käisin ühel reiki tutvustamisõhtul ja siis me tegime seal sellist reiki seanssi. Kõik koos mingi 30 inimest, võib-olla vähem. Ja ühel hetkel ma tundsin, ma kutsusin oma vanaema nagu oma seansile kaasa. Minu jaoks mu vanaema on minu kaitseingel. Kutsusin ta kaasa ja ühel hetkel ma nägin, kuidas ta oli mu kõrval. Ta ei katsunud mind ega midagi. Ta lihtsalt oli mu kõrval ja ma nägin või tunnetasin, et ta on mu üle väga uhke. Ja see oli nii veider, ma pole kunagi midagi sellist kogenud.
aga see oli nii julgustav ja see oli nii ilus ja mul lihtsalt läksid silmad täiesti märjaks ja mõtlesin, et ma hakkan täiesti nutma. Õnneks ma ei hakanud. Kuigi see oleks jumal okei olnud, kui ma oleks nutnud, ma tean, aga see on nagu kurb, see oli lihtsalt nii ilus moment, et ma olen nii õnnelik, sest ma teadsin, et ta vaatab mu üle, et on seda teinud juba aastaid. Aga et saada kinnitust, et ma olen õigel teekonnal ja ma teen õiget asja, see oli lihtsalt nii tore. Nii. Viimane kord, kui sa ütlesid kellelegi, et sa armastad teda eile hommikul. Nii. Viimane inimene, kellega sa rääkisid. Facebookis rääkisin Marieliga, kes on üks blogija. Telefonis, issand, kellega ma rääkisin Kamillaga või Jüriga. Ma ei tea. Ma eriti telefoniga ei räägi. Ma räägin oma emaga ja siis me räägime mingi 40 minutit jutti. Aga emaga ma ei ole ammu kahjuks rääkinud. Nii, lemmiktoit. Lemmiktoit. Kõik, mida mu ema teeb või siis kõik, mida Jüri teeb. Nii hea. Kõik asjad. Aga kui mõelda mingi lemmik nagu toiduaine, siis on õunad, tomatid. Jah, tomat vist. Ma elu lõpuni tomatit süüa, oleks jumala õnnelik. Nii, koht, mida tahaksid külastada. Hispaania. Täiesti esimene asi, mis mu praegu pähe tuli. Hispaania. Viimane koht, kus sa olid. Ma arvan, et äkki siin on siis mõeldud, kus ma reisisin äkki. Siis ma käisin Itaalias mägedes suusatamas. Nii. Viimane kord, kui sa kellelegi musi tegid. Täna hommik. Viimane kord, kui sind solvati. Ma ei teagi, mind solvati nagu otseselt mulle näkku või. Pole eriti solvatud niimoodi, ma ei tea. Selja taga, eks seda juttu on kogu aeg nii palju, ma ei tee sellest välja, aga niimoodi mind solvati. Ma ei tea, mis solvu eriti. Ma ei tea, jään vastuse võlgu. Nii, mis instrumente sa mängid? Mitte ühtegi. Aga kunagi, kui olen väike, ma arvan, et mingi lasteaialaps vist. Ja ma olin lasteaias, siis mulle õudselt meeldis trianglit mängida. Ja siis ma olin nagu enda mõnest professionaalne triangli mängija. Ma saan mingitel nagu, või üldse isegi vist algklassides, kui pidime midagi mängima muusikatundides, siis alati nagu õpetaja andis mingi posu neid instrumente, no mingi kõristid ja sahistid ja asjad on ja alati võtsin trianglis, see oli lihtsalt nagu nii tore seda mängida. See oli nagu nii ilus heli. Nii et trianglit ma olen proov. Nii, järgmine küsimus on, et mis on su lemmik ehe? Lemmik ehe, seda on küll raske öelda. Mul nad vahetavad päris tihti. Praegu on mu lemmik ehe see roosa kvartsi ripats. Aga mul on ka imeilus ripats, mis ma sain jõuludeks. Siis on mul veel üks mäekristalli ripats, siis on mul veel hästi palju kristalle, mida saab kaelas kanda. Nii et päris lemmikut ei olegi. Mul oli hästi südamelähedane see Hamsa käeripats, mida ma kandsin iga päev. Aga sellest peale, kui ma selle endale tätoveerisin, siis kuidagi ma ei pea seda kaelas kandma, kuna see on mu naha peal, et siis ma olen katsetanud nagu erinevate kristallidega, et mis tuju nad loovad. Väga pikalt ma ei saa ühte kanda, siis ma pean endale ära puhastama. Ma saan uuesti kaela panna. Nii, midagi, mida sa igatsed. Something you miss on kirjas. Mitte kedagi või midagi. Midagi, mida ma igatsen. Ei oska nagu midagi igatseda. Ma tean nagu keda ma igatsen oma perekonda. Ma igatsen oma õde. Aga ma igatsen nagu midagi taga. See oleks nagu vale öelda. Nii, lemmik värv.
lemmikvärv. Mingi aeg vastasin sellele küsimusele ainult, et vikerkaar. Et vikerkaar on mu lemmikvärv. Ma arvan, et siiamaani ma ei oska ühte värvi kindlasti mitte välja tuua. Aga ma tunnen, et see vikerkaar võib nagu praegu ka päris hästi kokku minna, sest mida soojemaks läheb, seda rohkem ma avastan, et mul on kapis meeletult palju kleite, pükse, pluuse, mis on ülivärvilised ja siis eks ma ühel hetkel hakkan neid niimoodi kokku sobitama ja vaatan, millega nagu kõlbab ka välja minna. Viimane küsimus on, et kes võiks nendele küsimustele järgmisena vastata. Ma arvan, et Camilla, siis veel Sandra ja Pia. Teie 3 olete tag'itud minu poolt. Ma saadan teile ise isiklikult need küsimused, kuna ma võtsin need ühest teisest tag'ist. Ma nüüd jätsin suhteliselt, mõned jätsin ikka välja. Nii et te olete tag'itud. Ma loodan, et teile meeldis siuke kiire, spontaanne. Ma ei arvestanud, ma ei planeerinud praegu mitte midagi ette. Ma lihtsalt tundsin, et ma pean koju tulema ja kuni veel on valge, ma pean filmima kindlasti. Ja et võtaks mingi toreda tag video. Ja nüüd see sai tehtud. Ma loodan, et oli veidigi põnev, sain äkki midagi uut teada minu kohta. Kui ei saanud, siis said lihtsalt kuulda mind lobisemas. Ja endiselt, kui teil on mingeid soovitusi, mingeid videosi, mida ma võiksin teha, mida tahaksite näha, siis laske ka tulla. Ja järgmise korrani. Tšau!